Just allowed for falling. Tere taas kord, 12. juuli ja Tehnovaade 43 juba. Juba! Appi! Jah, Marko olen mina. Ja ma olen Heigo. Tere taas kord. Praegu võib tunduda, et me teeksime seda asja siin esimest korda, aga tegelikult ei tee. Et on 43. osa juba, et Jesus. Nii nad väidavad jah, ei mina ei tea, kus see aeg läinud on. Mina ka päris täpselt aru ei saa veel. Kuule, aga mõnel teisel läks veel aega. Mõnel teisel läks aega, Google läks. Google läks aega ennem kui nemad suutsid ühe sotsiaalmeedia korralikult toimima saada. Ja kes eelmise nädala saadet otse vaatas, siis need nägid, kuidas Marko nuttis. Nuttis, mis ta nuttis, aga kätte ta selle sai lõpuks ikkagi. Jah, Google avas oma uksed kõikidele janulistele ja sain Google Plussi päris esimesel tunnil, kui uuesti uksed avati. Oi, see oli pingeline aeg, see oli pingeline. Ja saatsin kutseid nagu segane. Aga siin me nüüd oleme. Siin me nüüd oleme mõni päev kasutatud. Räägi sina ennem. Sina ei ole natukene vähem kasutanud. Ma olen natukene vähem kasutanud kui sina. Aga ütleme siis niimoodi, et see on päris põnev. Ütleme siis hetkel seal ei ole küll eriti palju teha, sellepärast et seal on umbes täpselt nagu mingi 4-5 kuni 10 inimest, kes nagu jälgivad sind ja keda sina jälgid ja... Nojah, keda sa tead nagu otseselt. Selles mõttes küll, et nagu tuttavad inimesi on seal umbes nii palju. Ja siis on seal põhimõtteliselt on see, et sa saad sinna lisada sellise, või noh, sul on seal üks selline ring, siis seal on circle'id kõik jälgitavad. See on põhimõtteliselt nagu Twitter. No vahet ei ole tegelikult, millisesse ringi sa paned, sa võid ise ringe teha, nende nimesid muuta, et ühelgi ringil ei ole erinevat nagu need omadusi ei ole nagu erinevad. Kõik on ühesugused, lihtsalt oma postituste tegemisel saad sa valida, et millised ringid seda näevad. Ja kellele sa seda asja jagad. Aga üldises mõttes, kui nüüd võrrelda, ka millest me hiljem räägime, et Facebookis saab videokõnet teha, eks, siis ka siin on grupi videokõnet 10 inimest korraga. Väga tuus asi. See on nagu kordades parem, kui on Facebooki lahendus. Ja millest me kohe mõne hetke pärast räägime pikemalt. Ja mis meil siin veel on siis, seesama ringide asi, see, et kui Twitter on see, et Twitter on avalik, eks, kõik saavad näha kõiki sinu asju, eks, mida sa kirjutad. Ja Facebook peaks olema nii-öelda kinnine. Aga Facebookil on väga palju probleeme olnud sellega, et inimestel on liiga raske aru saada, et kellega seda asja jagatakse ja sõprade sõbrad näevad neid asju kuidagi ja ühesõnaga hästi palju probleeme on, siis mul on tunne vähemalt praegu, et Facebook on, või see Google Plus on nagu asja teinud nii lihtsalt arusaadavaks ja väga loogiliseks inimestele. Ja räägime äpist ka korra. Äpiga ütleme nii palju, et ametlikult Androidi poes seda praegu alla Eestist ei saa tõmmata. Samuti ei saa seda Apple'i App Store'ist. Jah, et mõlemasse kohta peaks nad õige pea tulema eelduste kohaselt. Aga Android Marketis vist on hetkel juba olemas, aga see lihtsalt ei toeta Eestit. Ja App Store'i rakendus on hetkel Apple'i võtu ülevaatamisel. Aga meil on see olemas. Trikke. Ja kust alustada? Jumal, siin on nii palju igast lahedaid võimalusi. Põhimõtteliselt väga lihtne esimene leht. Alt tõmmates tulevad notification'id. Siis siin on stream, eks ju, siis on see tavaline nagu uudiste voog. Siin on pildid nii sinu kui sõprade. Siin on võimalik ennast sisse tšekkida nagu Foursquare'il. Profiili vaadata, oma neid ringe või circle'id vaadata. Ja siis paar asja, mis on nagu väga erilised. Esimene asi on Huddle. See on põhimõtteliselt Kik. Oleme Kikist rääkinud nii-öelda tasuta grupi sõnumi saatmine. Kõik, kes Google Plussi kasutavad, kõik, kes kasutavad seda äppi, kõigil olemas. Jah, automaatselt.
ja pilte ei saa saata, keegi saab pilte saata. jah, no see on siuke väike erinevus, et kui see on soov, siis on. ma jätan kõik alles nii palju. aga üks asi, mis võib-olla ei pane teid enam väga palju läbi sellise asja pilte saatma, on instant upload. ehk siis, kui te olete internetiga ühendatud ja teete telefoniga pildi, siis see pilt saadetakse kohe, upload itakse üles teie Picassasse ja selles suhtes ei pea muretsema, et ta ei jää seal kellelegi nähtavaks kohe, eks. ta on sinu enda kaust. ta on sinu enda privaatne kaust ja nüüd, kui te lähete arvuti peal oma Google Plussi, valite sealt, et tahad pildi lisada, seal on kohe väike siuke ikoon, et oi, need on need viimased pildid, mida sa telefoniga teinud oled ja saad sealt valida kohe ja share'ida. nii et, aga see on muidugi iga inimese enda valik. Hetkel on küll ainult siis ligipääs kutsetega. Kui keegi kutseid tahab, siis jätke siia alla kommentaarid või jätke meile peale live salvestust. saate alati ka saade tehnovaade.eu saata meile kiri ja sinna pange ka kohe siis, kes juba kasutavad, pange kindlasti oma muljed, mis meeldib, mis ei meeldi ja kas te vahetaksite oma sotsiaalvõrgustikku. Google Maps tuli siis välja enda mingisuguse 5.7 vist juba nüüd versiooniga või? jah, umbes selline versiooni number oli tema. ja see siis on nüüd selline natukene suurem uuendus, mis tõi lõpuks ometi kõikidele kasutajatele offline maps'i. ja see on väga kasulik asi siis, kui sa käid tihti välismaal, aga sa ei tea, kuhu sa lähed. küll aga tõmbad kuskil eelnevalt wifi võrgus või 3G võrgus alla endale selle asukoha kaardi kuni tänava mõõdustikuni välja. ala on küll piiratud, on 10 × 10 miili, aga noh, näiteks Helsingi või Stockholmi kesklinn ei ole mingi probleem. kindlasti. ja siis sa saad selle salvestada telefoni ja siis saad seda ilma võrguühenduseta vaadata. ja ütleme veel nii, et ta ei toimi niimoodi, et te võtate kätte ja kohe toimib, et see tuleb aktiveerida ennem. Võtate settingud, more labs ja seal on olemas siuke asi. kui kellelgi küsimusi on, kuidas seda aktiveerida, siis aitame. videokõned ja Facebook ja miks me räägime ka Skype'ist siin juures? sellepärast, et Facebook tegi Skype'iga koos. või siis Microsoftiga, kuidas keegi soovib. koostöö või eestlastega tehes väike programmijupik alla tõmmata ja teil on võimalus kõikide oma Facebooki kontaktidega siis videokõnet teha. just nii. proovisime. küll on üks ühele. sa ei saa mitut inimest korraga kaasata vestlustesse. see on esimene asi. ma arvan, et see tegelikult ei ole miinus. ma arvan ka, et see ei ole miinus, et natuke erinev, kui me Google Plussiga võrdleme, siis natuke erinevad lähenemised on. ühel on see, et mul on vaba aega ja tulge räägime juttu, on ju. teisel on, et sa tahad kellegagi konkreetselt suhelda, eks ju. kui sul arvutis Skype ei ole. töötab. mis ma muud oskan öelda, nagu Skype'i videokõne. esimese hooga küll jooksis kokku minul vähemalt. no sinul jah, teistel oli suhteliselt okei. ma küll hoiatasin kõiki, et kuulge, et võib-olla on nagu esimene see, et just tuli välja, et võib-olla mingid probleeme, aga tundub ikka, et toimib. küll aga üks pisike asi jälle, mis nagu häiris, iga asja juures peab midagi häirima, see häiris see, et aken. suurusega. jah, et sa saad küll akent liigutada. ja suuremaks teha. aga minul on 13-tolline läpakas ja enamus inimestel on suhteliselt väikse ekraaniga läpakas. ja see tähendas seda, et see varjas mul nii suure hulga ära. peaaegu kolmandik oli sul all nurgast kinni. mul oli sama probleem. ja sa ei saa tõmmata väiksemaks seda akent, et see oli minu jaoks miinus, et kui sul on 2 ekraani, siis on nagu suva, aga paljudel inimestel jällegi läpakas ja ei ole seda. aga no ma usun, et see saab kindlasti parandatud neil versioonis või mingisuguses lähimas tulevas update'is. räägime lõpetuseks, võtame korra kokku selle, et kui te soovite nüüd ära liikuda Facebookist, Google'isse, siis paar äppi. Chrome'i üks laiendus, Move to Picasa. jaa, see on selline lahe asi, nagu nimestki arvata võib, et ta liigutab kõik sinu pildid, Facebooki pildid siis Picasasse. ja Picasas siis on nad juba Google Plussi abil olemas. ja no ütleme siis niimoodi, seal
päris palju oli inimesi, kes oli juba proovisid seda ja osadel oli seal see, et ta pidi nagu uuesti alustama mingisuguse 400 pildi pealt, et nagu need 400 kopeeris ära. 400 kopeeris ära, aga siis ta millegipärast katkestas, et ta nagu justkui nagu rohkem ei saanud korraga või midagi siukest. Ma küll arvan, et see on täpselt nii, et kuidas juhtub, et osadel inimestel lasi kõik 1000 järjest ära ja ma ei saa üldse aru nagu 1000 pilti Facebooki. Okei, võib-olla on inimestel, ega see ei ole midagi, selles suhtes suured albumid, kogu reisi albumid manevad väga palju. Jah, vaatad jälle mingisugune, kellel on 200 pilti kus kaabas. 5 tükki ongi 1000. Nii. Teine selline pisikene rakenduse jublakas, mis on siis Google'i koodiga kirjutatud põhimõtteliselt, on Photographer, mis siis sa saad võtta kõik enda Facebookis tagitud pildid, et mitte sinu enda omad, aga need, kus sa tagitud oled. Saad need ka kõik kopeerida Google Plussi. Saadki kõik üle viia, eks juba. Ja kontaktid ja asjad, need on sul niikuinii juba Google kontaktlistis põhimõtteliselt suuremas olemas. There you go. Ja siis mis veel, kas meil on veel midagi või? Mul on küll. Sul on küll. Kas keegi Bing Maps'i on kunagi käinud vaatamas või? Mina olen. Täiesti amazing. Ma pean sulle ütlema, et ainult professionaalsest huvist. Just täpselt. Me siiamaani oleme nagu Google Maps'iga nagu väga sõnasõbrad ja osad inimesed kasutavad Regiot, mis on Eesti mõistes üks täpsemaid asju üldse. Siis need kõik vaatavad niimoodi otse ülevalt alla. Nii. Bing on võtnud selle teise nagu bird's eye ehk siis linnuvaade. Siis konkreetselt sul on nagu 4 külje pealt näiteks need kaksiktornid, mis meil siin Tallinnas on. Et need saad konkreetselt nurga alt vaadata ja kõigist 4 küljest. Aga selles mõttes on see, et pildid ei ole siuksed 2011 aasta seisuga, et ma õigesti mäletan, siis Solarise keskus oli veel ehitamisel. Ja osad teised asjad olid juba niimoodi äsja valminud, et seal olid näha veel, et mingid ehitusmasinad nagu õõraga. Et aga no kindlasti uuenevad need ja seal on see, et tavapildid on kõik juba uued, aga need linnuvaate pildid on veel niimoodi natuke nagu aga ootame teid oma koju ikka nagu alati, et tehnovaade.eu on meie aadress. Leiate meid Facebookist, Youtube'ist, Twitterist. Täpselt. Varsti Google Plus. Google Plussist veel ei ole, sellepärast et Google Plussis veel ei ole selliseid nii-öelda nagu neid lehekülgi või page'e, mis on Facebookis, aga need tulevad õige pea, nii on Google meile lubanud. Ja. Kui lubatud, siis peab tulema. Jah, minu telefonile lubati Android 2.3. Aga see ei ole kahjuks Google'is kinni. Alguses jah, juba ammu. Nüüd siis ootan septembrit. Aga saadet tehnovaade.eu ja nii mind kui Heigot võib Google Plussist leida, nii et jah, togige meid. Andke meile teada, kui tahate ka